have one big goal. We want to compete in Australia at one of the toughest competitions in the whole world. It's a competition that some have said is the most extreme motor race in the world. Vehicle that can finish is absolute hero. Siin ta on, Solagaid 2 oma täies hiilguses. Seal peavad sõitma väikseautod Austraalia põhjarannikult lõunarannikule. It's 3,000 kilometers from Darwin to Adelaide. Võistleme siin maailma parimate tiimidega. Teams that have done this have put up with bushfires, extremely high temperatures. Keegi nutma ei hakka ja mütsi maha ei viska. Anname endast maksimumi, pingutame. Kõik algab mingisugusest ideest. Ma olen 2 aastat tööd teinud selle autoga pluss eelmise autoga ja tiim on iseenesest hea ja auto võiks ka hea olla. See on alati ma ajendanud, et kas teha kas või väike detail mingile autole külge, et see on minu tehtud nüüd ja. Tahaks otsast lõpuni nii ära sõita, et auto peaks vastu, meeskond jääb terveks, inimesed on lõpus sõbrad edasi. Mu isiklik motivatsioon on ikka see, et näidata maailmale, et me suudame ka seda teha. Tudengid siin suures osas, et piperdusi on lihtne sisse tulema. Aga kui me nüüd hätta jääme, siis ma võtan isiklikult, siis ma nagu põrnitsen endaga paar päeva. Ma hindan riske, aga ma olen kartmatu. Siit kasvab välja küll neid maailmamuuteid. Eriti vahva oleks, kui saaks veel mõne poodiumi kohaga. It's not about racing, it's about is it even possible? Varustus on pakitud, nüüd on ainult auto ja akud. Nii et lihtne. Okei, keera niimoodi, et see tagumik läheb nats sinnapoole ja siis ma ütlen, kui otsaks. Tulge edasi, ma ütlen. Nii, otsaks. Viimased jupid seal sisse vedada ja siis tuleb akud panna ja mingid tulekustutid ja siis on kõik olemas. Me saabusime siia siis umbes kuu enne võistluse algust. Esimene nädal, mille me siia tulime, selle fookus oligi tegelikult nii-öelda sisse elada. Esiteks, et kõik saavutaksid normaalse unerütmi, et me harjuksime ära vastassuunas liiklemisega. Me teadsime, et meil on pikk list asju, mis me peame siit koha pealt ostma, mida kas ei ole võimalik saata või ei ole mõistlik saata Eestist konteineriga. Matkera tööriistakerus. Ma ikka teen ütlen, kus on asjad. Sa paisad siin. Aga kus nad leiavad siis ise tulevikus? Esimesed 5 päeva ma ei tea, kas ühelgi inimesel tegelikult mõttetegevus toimus, sest kõik kuidagi lämbusid lihtsalt ilmas ja garaažis oli veel, ma ei tea, 10 kraadi palavam. See oli päris suur šokk, aga õnneks ülejäänud Austraalia on nagu väga positiivne olnud. Mul taga vaata kamerat ei ole praegu nii. Tule. Ütleb küll lõbus. Ja siis me hakkasimegi auto kallal tööd tegema. Akupakk oli kõik vaja uuesti autosse panna, kuna see transporditi autost väljaspool. Veel oli igasuguseid selliseid pisitöid, mis oli veel vaja ära lõpetada. Jube tore. Ja siis siin oktoobri alguses juba kolisimegi siia Hidden Valley garaaži sisse. Selle nädala plaan ongi teha veel teste, koguda veel infot auto kohta ja auto energia tarbimise kohta siin. Kui palju energiat me tarbime, samas kui palju energiat me päikeselt ka saame.
Eestis me sihukest päikeseenergiat ei näe, et seda me saame ainult siin näha. Jaa, me ju kleepisime autosid ka. No Vella kleepis, palun. Minu panused on lihtsalt maailma alla lükatud. Ma olen Solaride'is olnud peaaegu 3 aastat juba. Ma alustasin elektroonikainsenerina ja siis ma tahtsin natukene rohkem väljakutset ja nüüd ma olen elektroonikatiimi üks juhtidest. Austraalias ma olen ka praegu meie tiimis ainukene naisinsener, aga ma tunnen end väga mugavalt ja alguses võib-olla oli natukene sellist alaväärsustunnet või tundsin, et ma ei ole piisav, mis on nagu tegelikult üsna sage naiste puhul inseneerias. Aga kuna tõesti seltskond on nii lahe, siis seda tunnet nagu väga palju enam ei ole olnud. Meil on täna plaanis pikem sõit teha ja testime nüüd enne seda pikka testpäeva, et saaks läbisõitu mõõta, et saaks logimise ehk siis autoinfo salvestamise kindla peale tööle, et pärast saaks normaalselt vaadata ka seda, et analüüsida sõitu. Täna ma olen pigem tiimijuhi rollis, ehk siis sisulist tööd teen vähem, aga üritan alati aidata mingite probleemidega ja üritan seda suurt pilti seal tarkvaras jälgida, et meil auto lõpuks sõidaks, et kõik ülesanned oleksid tehtud ja et kõik oleks loogiline. Gunpointis testime me siis auto energiakulu, kuidas siin Austraalias üldse tuulehood on, et mida me näha saame energiakulu mõistes, millised energiakulu piigid tekivad ja nii edasi. Ning lisaks oleks vaja ka koguda andmeid rehvide kohta ja läbi selle siis saada mingi adekvaatne hinnang, mida me siis võistluse ajal kasutada saame. Gunpointis läks test väga edukalt alguses. Paneme siia need rattekatted, et õhk rohkem voolujoonelisemalt autost mööda liiguks. See on raadiosaat, et ma kuuleksin, mis käskusi mul antakse ja saaksin ise öelda, et see on kätte info. No siin on siuksed paari sentimeetrine käpp, et see on vaja kinni saada, et õhk siia alla ei pääseks. Jällegi aerodünaamilisus. Parandame sellega. Võrdlen siin kõiki 3 sellide gruppi. Märgatavat erinevust nende vahel ei ole. Lõpuks, kui nüüd panime lõpliku sõitja sisse, et saada korralik 4-tunnine sõiduots kätte ilma sõitja vahetuseta, siis panime tähele, et suitsuhais hakkab tekkima, nägime juba kaugelt tegelikult suitsu tulemas metsast. Me saime aru, et maastikupõleng on. Aga selle peale, kui ma saatsin sõnumi välja päikseautole, andis juba skaut teada kilomeetri kaugusel, et neil on suitsuhais autos ja peagi nägime ka teisi tiime tee ääres ootamas seal suitsupilve taga. Ongi perses, Solarsign. Skaudi eesmärk on siis sõita peakolonnist eespool, teha kindlaks, et kas teel on mingeid ohte, ma ei tea, näiteks loomad või jalgratturid teel. Ja lisaks on siis ülesanne ka leida õhtune majutuspaik, hoolitseda selle eest, et kui meil on mingid kontrollstopid, et siis seal on teada, kuidas sisenema peab päikeseauto ja mida meeskond peab tegema, et see kõik on Skaudi ülesanne. Tagasi ei pööra. Ootame käsklust. See nagu tuleb väga lähedale juba. Okei, front pane ploki teed veel ikka. Solaride hakkab ümber pöörama. Me ei tulnud siia, et ebavajalikke riske võtta, et me oleme liiga lähedal
võistlusele, et lolli vea pärast kõik katkestada, nii et poole gunpointi tee peal keerasime otse ringi, pakkisime kiiresti kokku, et kõik inimesed turvaliselt tagasi pitti saada ja et auto ka ellu jääks ikkagi lõppude lõpuks. Kutid, tuleme kõik autodest välja, lähme päikseauto peale, lähme ära. Austraalias nüüd me oleme ligikaudu 500 kilomeetrit sõitnud, õnneks mingeid suuri üllatusi ei ole. Vedrustus peab vastu, rehvid peavad vastu siiamaani. Energiakulu mõistes oleme tegelikult positiivsemad kui Eestis. Meeskonna vaim on suurepärane. Ma ei ole mitte ühtegi mingit vingumist kelleltki kuulnud. Kõik teavad, kõik saavad aru, miks me siin oleme. Kõik mõistavad, et jah, väljas on palav, niiske. Tegelikult ei ole inimesed siin ennast saanud väga hästi välja magada ja puhata. Oleme siin järjest iga päev hommikust õhtuni tööd teinud, aga ikkagi kõik saavad väga hästi läbi üksteisega, teevad nalja, hoiavad meeleolu kõrgel ja kõik on väga siukse ootusärevuses ka. Võistlusele eelnev 3. nädal, see oli juba puhtalt testimise peale, et jällegi me saaksime tee peal võimalikult palju siin sõita, võimalikult palju testkilomeetrit koguda, aru saada, kuidas see auto meil Austraalias töötab ja siis loomulikult ka tehnilise kontrolli läbimine. Ma vaatasin kella mingi 5:40, mõtlen, et Armin käis hommikul jooksma, sest pärast jookseb ütleb, ta just jõud, mingi, kus sa tuled? Siit samast ma tulin, siia samma tagasi. Siin eelmine öö läks kõik selle viimase lihvi peale, et siis enne tehnilist kontrolli väga magada ei saanud. Heal juhul 10 minutit oli seda und seal. Tehnilist kontrolli on vaja siis selle jaoks, kuna me läheme tavaliiklusesse, kus on ka teised sõitjad, siis meie auto peab vastama tegelikult samadele standarditele, mille järgi on siis kõik teed ehitatud, mille järgi on liiklus tegelikult ehitatud. Et meie põhjakõrgused, meie kiirendused, meie aeglustused, need peavad kõik vastama ja lisaks veel ka siis strukturaalne tugevus või vastupidavus. Nii, davai, ma katsetan seda ka siis. Vee sisse. Nii. Nii, mootorid ei käi, väga hea. Mootorid käivad. Ei, minu jaoks sellest piisus. Korras. Peame sõitma üle rämbi ja meil põhjakõrgus on väga madal, väga piiri peal ja meil ei ole väga palju siin släkki ka üle. Need on siin nagu käädi mõõtude järgi võetud, aga praktika ei ole kunagi teooriale vastav. Aga põhiliselt pihus ja loodavad vedrustus hoiab, põhi alt ära ei vaju. Kuna tegemist on tudengid ehitatud autodega, siis kas ikkagi on kõik otsused turvaliselt ja kainelt lahendatud, et ei ole mingisuguseid õõtsasid nipukatega kinni tõmmatud või midagi sellist, et kõik peab selline turvaline ja korralik olema. Selle jaoks neid tehnilisi kontrolle tehakse, et sellised vead välja tuleks. You're going to be up after these guys. We're just waiting for the mechanical station to clear. Okay. So you're welcome to just push the car in. Kõige suurem närv oli sees ikka enne seda kõige esimest punkti, mis oli mehaanikapunkt. Et siis me olime täielikus teadmatuses, et kuidas see asi üldse välja hakkab nägema ja kui täpselt nad seal vaatavad ja kui süviti. Auto ikkagi mitte nüüd, et seada mingitel valdkondadel prioriteete, aga auto algab ikkagi üldjuhul mehaanikast. Sul on vaja midagi, mille otsast töötada. Kui ei ole kere, kui ei ole raame, siis ei ole autot. See on kohati nagu, ma ei tea, lihased ja skelett inimesel. Oota, ma vaatan, võtan oma listi. Meil on vaja vedrusid. Meil on vaja lehtmetalli, igaks juhuks. No praegu on suur missioon uksekinnitused. Sellega me tegeleme praegu.
sellega ka tegeleb. Issand, me oleme nii produktiivsed. No võtame seda. Võtame mõlemat ühe. Aga praegu ma vaatan, võrreldes eelmise autoga on tegelikult suht norm. Nagu kõik on nagu suht kontrolli all. Nagu lappab ikka, aga paremini. Okei, siin on vaja leiutada. Me ostsime uksehinged ja maksime 400 € per uksehingede eest ja siis hoiad seda 800 € käes ja mõtled, et kurat, see ei tööta. Need on nagu maksime suurt raha selle eest, et need ei tööta. Tegelikult see ei ole nii hullu. See ei ole nii hullu kusti praegu. Ma saan aru, et see on jälle möödapanek. Aga saime lahendatud. Lantseerimisele läks auto vineerist uksehingedega, mis me oleme teinud. Lantseerimiselt tagasi tulime, siis vahetasime uksehinged alumiiniumist hingede vastu välja, aga jah. Kas ta oli jah? Väike asi võib olla väga suur probleem ikka. Peale seda, kui auto ära saatsime, siis me hakkasime dokumentatsiooni koostama, hakkasime tegelikult tiimi ette valmistama selleks, et see asi tuleb raske, see tuleb karm, me peame nagu kõike teadma. Iga reegli punktile panime reegli ja kirjutasime, kuidas meie sellele vastame. Nad ei saa lihtsalt meile sadada sisse reegliga, et te ei vasta punktile 2.6.14 ja me siis oleme pöidlab pihus, sest me ei tea, mis see reegel isegi on. Think you guys are going to get a green sticker. Mehaanika sai läbi. That's probably okay. Yeah, that's very close. If there was an emergency situation, how would you power off the car? There's a red button here. Wonderful, thank you. Mida ma kartsin kõige rohkem oli akupakk, kuna akupakk on kõige ohtlikum asi autos üldse meil. Põhimõtteliselt võistlus lubab tudengitel, kes ei ole kunagi midagi sellist ehitanud, teha kasti, mis võib vabalt 2 ööpäeva järjest põleda. See energiakogus, mis seal sees on tegelikult nii massiivne, see on nii ohtlik. Üks väike viga disainis võib kogu võistluse katkestada, sest akupakki sa üldjuhul ei modifitseeri ümber. Kui me mehaanikas me teeme väikse vea, keegi ütleb, et see polt ei ole siin piisavalt tugev, selge, paneme suurema poldi ja lähme edasi. Kui me akupakis oleme konstrueerinud midagi valesti, siis põhimõtteliselt me kotik kokku pakkida ja koju minna. 2,340 cap in that box? Yeah. What are they? Tiny little ones like that? I can't believe it. Open it up. Ma olin sellega üpris kindel, et see läheb hästi ja Joosep ja Armin seal suutsid väga hästi vastata kõik nendele küsimustele ka. Solarides vastutasin mina peamiselt akupaki eest, ehk siis selle disainimise, tootmise ja ka võistlustel siis selle turvalisuse eest. Akupaki, miks me ise tegime see aasta, ongi see, et eelmine aasta, kui me kasutasime Tesla akusi, siis me pidime hästi suure rakisi sinna tegema, et need oleksid turvaliselt seal kinni. Siis see aasta me saime ise disainida selle rakise ja selle põhjal siis need akud sinna sisse panna ja sellelt me säästsime tohutult kaalu, et meie autol on lihtsam edasi liikuda. No, üldiselt, kui nendega mingi probleem on, siis on midagi väga valesti. Nii et ma ütleks, et sellega ei tohiks mingit probleemi tekkida ja loodame, et ei teki. Meie päikseauto akupaki suurus on 42 kWh, mis on umbes siukse väikse elektriauto aku suurus ja sellega me saame sõita ligi 1200 kilomeetrit, kui me saame juurde ka päikset energiat. I'm going to just check that. Yep. I know what batteries are, but I'm not very good when they have to use wires and things. Leave it to these guys. See on üks vana mees, kes on esimesest sellest võistlusest saati olnud. Küsis meie käest, et kuidas see võimalik on, et te nii väikeses akupakki lihtsalt dimensioonide suhtes suudate nii palju energiat mahutada? Põhipunkt, mis meil aku disainimises alguses oli, et pakke efektiivsus. Me ütlesime kõige paremat pakke efektiivsuse suhet jahutusega.
jäikuse konstruktsiooni põhjal, aga kõik oli vaja just see paki efektiivsuse põhjal hinnata, sest sel hetkel ma ei saanud aru, kui eriline see võib olla. Ma lihtsalt tahtsin võimalikult väikse auto teha, aga nende jaoks oli see täiesti omamoodi nähtus. Thanks very much. Okay, can you turn on your daylight bright? Well, they should be. Is your car on? Yes. Then the headlights need to be on. Your daytime running lights. No kui me sinna tulede punkti läksime, siis oli nagu juba halb maik suus, sest hakkasid juba vaikselt mingisugused kommentaarid tulema, et me oleme kõik juba rohelised saanud, et vaatame, kas siit saate ikka kätte, et ma ei tea, ei usu. They have to be like on always? Yes. Okay. Okay. All right. Then, no, you can't say I promised not to turn them off. But yeah, that's only in drive and reverse, or like when it's... When the car can move. Okay. I think I can fix it strictly. Okay, good. Seal tulede kontrollpunktis oli 2 sellist asja, mis neile ei meeldinud otseselt. Üheks oli see, et reeglites oli kirjas, et kui auto saab sõita, siis peavad töötama päevatuled. Meil oli see punkt 2 ja silma vahele jäänud ja ei olnud seda märganud. Panen esituledele koodi, et esituled saaksid aru, kui nupuvajutus toimub, et millal panna esituled põlema või suuna tuleb põlema või mis iganes. Tarkvara, nagu ka nimi ütleb, on põhimõtteliselt tark. See tähendab seda, et ta on justkui auto aju. Samamoodi nagu inimesel on aju, mis teeb põhiotsused, siis autol on selleks ka vaja tarkvara, et ta teaks, mis loogika järgi ta peab üldse mingeid otsuseid tegema. Tarkvaravennad ütlevad alati, et on nagu riistvarasiga ja riistvaravennad ütlevad, et tarkvaras on kõige. Suhteliselt easy fix on, kui ma leian oma asjad üles. Ja see oli lihtne parandus, oli koodis vaja ümber muuta 2 rida. Võite ka poti juba üles tõsta keegi. Selle lahendamiseks Armin suutis üpriski kiiresti välja mõelda lihtsalt viisi, et me programmeerisime selle tulede kontrolleri niimoodi natukene ümber teise nupu alla, et siis, kui me paneme käigu sisse oma käigukangiga, siis samal ajal, kui läheb neutraali pealt drive'i peale, et siis läheb ka tuled põlema. Nii võib välja lülitada auto. So if I put it in drive, then the lights turn on. This does nothing now. Yep. And when I in neutral, then it turns off, and in reverse, then it turns on again. Yep. Aga teine probleem oli siis tagatuled, mis võistluse korraldajate sõnul olid liiga sarnased pidurituletele. So turn off the brake. Brake again. Like there's very little difference. Tagatuled on meie enda disainitud tuled, Incapis toodetud ja see lisas natuke sükest vürtsi sinna kogu olukorrale juurde. Kiire pro tipp, kui on vaja superliimi kiiresti kuivatada, siis söögisoodad peale ja kuivab väga kiiresti ära. Nii, ja piduri tuli. Olemas. These lights, whatever they are not necessary and should not be there. Armin on olnud ka selle meeskoja liige, tegelikult meil on päris palju eelmise auto ehitanud liikmeid ja nemad teavad kõik väga hästi, et pingelises olukorras neid probleeme tekib, kuidas neid lahendada. Ja tavaliselt, kuidas me seda teeme, ongi siis nõnda, et esimese asjana tuleb aru saada, et millest see probleem reaalselt seisneb. See võib olla tihtipeale kõige keerulisem osa, et aru saada, et kust see kogu probleem reaalselt algab. Kui see juurkoht on leitud, siis tavaliselt see inimene, kes on selle teemaga tegelenud, siis tema peab olema see, kes suudaks siis välja pakkuda mingisugused võimalikke põhjuseid, miks see probleem on tekkinud, kuidas seda lahendada. We do need to see bright brake lights. So you can hook them to the brakes if you want.
with the others. Yeah, and we'll try to do it right now. Yeah, you can do it. Yeah, You get a red sticker until you do it. All good, yeah, we'll try to do it. Ja siis me kaalume nii-öelda ressursside vastu, et kui palju meil on näiteks aega, kui kiiresti meil on seda mingisugust lahendust vaja, kui keerukas see on, kas see võib tekitada meil kuskil mujal kohas veel mingisuguse probleemi veel juurde või see on mingisugune lihtne lahendus. Mõtleme kõik sellised erinevad variandid läbi ja siis hakkame lihtsalt tegutsema. Et need tuleksid põlema alles siis, kui pidur läheb ka. Paneme lihtsalt, ütleme, need tuled ära ja paneme lihtsalt, et pidurid tuled põlevad. Aga kas me saame nii, et nad tulevad koos? Kas me saame jah, ei? Jaa, aga mitte praegu kohe. Mitte praegu kohe, selge. Siis teeme nii, et võtame lihtsalt ära ja jätame ainult piiri tuleda. Okei, selge. Siis teeme nii. See on tulnud läbi kogu selle hooaja ja eelmise hooaja auto sammuti, et väga palju on olnud sükest probleemi lahendamist ja see on meil mõnes olukorras tuleb täitsa hästi välja. Ja nüüd mul on Armini või numbrid. Mida? Sul on vaja Arminit? Nüüd on elektriteipiga vaja. Tänu Arminile ja tema imelistele häkkimisoskustele, siis tegelikult mingi 10 minutiga sai probleem lahendatud, et tal klikkis kohe ära, kust saab kiiresti välja häkkida tuled drive moodiga suhtesse ja Joosep samal ajal tõmbas õigeid vajalikke pinne välja trükkplaadist. Kohati õnn, et me olime nagu asjad disainid niimoodi, et see on nagu niiviisi lahendatav. Yep, again. It's good. So they don't come on at all now unless the brake's on. Yes, we took the pin out. Yep, okay. Võtsime need sõidutuled selle pistikust, selle pinni välja ja siis need lihtsalt, meil enam neid sõidutulesid seal taga ei ole. Ja kuna reeglist nõutud ei ole, siis oli sobilik. Okay, so and that's pretty much it. So, congratulations everyone. You're the first team to go through static scrutineering. Metsikult hea emotsioon oli ikkagi, et see on asi, mida ma olen kõige rohkem kartnud hooaja alguses saati. See on nii lihtne jätta mingit 2 punkti korrelatsiooni kahe silme vahele, sest me oleme kõik algajad insenerid siin. Ja kuigi ma ütlesin kogu tiimile kogu aeg, et me teeme 1 päevaga ära, et me oleme valmis ja mis iganes, me oleme positiivselt meelestatud. Aga tegelikult ma läksin sinna niimoodi, et mul oli süda paha, sest ma kartsin, et kohe esimene punkt, esimene asi, mis meile öeldakse, on koju saatmine, et minge tehke ümber või minge pakkige kokku, et asi ei ole turvaline. Et see, et me saime nagu järjest läbi kõikidest, oli ikka üllatav kohati. Et tuleb välja, et me olimegi tegelikult head tööd teinud ja et me olime ikkagi pingutanud, sest me saime lisaks selle, et me saime läbi, me saime igas punktis kiita, et me olime hästi teinud töö ära. Mul tõmbas klombi kurku ja silma märjaks seal, kui see võttis hästi pikalt aega ka, nad ikka kerisid seda pinget seal niimoodi. Ja siis, kui öeldi, et palju õnne, et olete esimene tiim, kes siin läbi on saanud ja üldsegi, et tavaliselt neid tiime, kes ehitavad esimest aastat autot või esimese autoga tuled siia võistlema ja saavad skrutist kohe läbi, et neid on väga-väga vähe. Et see oli väga vinge tunne. Me saime ainult positiivseid kommentaare täna. Kõik ütlesid, et see auto näeb nii viisakas välja, kõik on ära korralikult tehtud, meil on dokumentatsioon. Fucking super töö lihtsalt. Täna hommikul siin üks võistluskorraldaja õnnitles mind, et meil läks eile see tehniline kontroll väga hästi ja ütles, et tegelikult nad seal omavahel räägivad meist kui sellisest smoking tiimiks. Tuleb nii-öelda radari alt, keegi meist midagi ei tea, näinud ei ole ja siis paneme niimoodi kõigist mööda, nii et suitsujälg on taga. See skrutt, see on ainult selline väike ettevalmistav samm. Et jah, see on ülimalt vinge, et me selle niimoodi läbi saime, aga tegelikult võistlus on ju veel ees. Kui sa lähed maratoni jooksma ja ostad endale uued jooksutossud, siis sa ei tähista seda, et sa jooksutossud ostsid, vaid sa ikkagi valmistad ennast maratoniks ette ja meil on sama lugu, et jah, me saime selle asja väga hästi tehtud, üli tugev algus, aga tegelikult veel kogu võistlus on ees ja see on see päris katsumus, mis tuleb veel ära teha.
Minu arvates kõige tähtsam on see, et me jõuaks üle finišijoone. Minu jaoks isiklikult ei ole isegi nii tähtis see, mis koha me täpselt saame, sellepärast et me võistleme siin maailma parimate tiimidega õlg-õla kõrval ja me oleme siin täiesti esimest korda ja ma arvan, et see, kui me juba lõpetame selle 3000 kilomeetrit ära, siis see näitab meie väga head tiimi valmisolekut, väljaõpet ja meie auto kestvust. Meie võistluskategoorias kõige suurem konkurent kõige tõenäolisemalt on ikkagi Sunswift, sest nemad on kõige kauem sellega tegelenud ja nende auto sai siin viimasel aastal Guinessi rekordite raamatusse rekordikirja. Ma arvan, et kõik läheb hästi. Mul on suur optimism hinges praegu ja loodaks poodiumi kohta, aga ma ei taha midagi ära sõnuda, nii et eks me näeme. Me hakkame tegema dünaamilist skrutti. Ehk siis me sõidame 8 ja ringe ja tõestame, et auto suudab manööverdada. 8 peaks olema lihtne. Ringiga on keerulisem, sest kuna meil on autol nii pikk nina ja nina hakkab siis ennem niimoodi keerama, siis peab kõigepealt jõudma tagaratastega õigesse punkti, enne kui sa rattad välja keerad. Et ei ole päris samamoodi kui tavalise autoga sõita. Aga kui selle õige punkti ära tabab, siis ei ole probleemi. Meil on antud ette teatud dünaamilise skruti testid, mis siis ongi, seal on slaalom, 8 sõit ja niisama ringis sõit, et pöörderaadiust kontrollida. Et tahame need harjutused ka läbi teha, et me saaks olla kindlad, et me siis sellest tehnilisest kontrollist ka läbi saame. No, aga teeme tempokalt. Huvitaval kombel, need on alati need progemehed, kes seal lõpus niimoodi ootavad. Mis teema sellega on? Ma arvan, et see on see, et kuna auto ei saa piisavalt vara valmis, siis me ei saa testida. Ahaa, ja, et ikka teiste süü, eks ole. Ja mina teen telemeetriat, mis siis põhimõtteliselt on siis meie Solaride'i auto ja saateauto, mida me praegu simuleerime siin selles kuudis, vaheline ühendus, ehk siis Solaride saadab kõikide andurite andmeid meile siia. No mine. No ta veel ei tööta, nagu ta võiks töötada, aga see, et midagi katki ei lähe, on nagu suur pluss. Reegel on see, et võidavad need, kellel on kõige rohkem testkilomeetreid. What you're going to do is you're going to radio your team manager. They'll tell me that you're good to go. I'll put my arm up. When I put it down, that's when we start your timer. And your goal is to get 18 seconds or lower. Sounds good. Võtame kohe uuesti. Seda aeg. Prooviks ühe korra veel või? No. Keegi on vaba või? Oleks vaja see ots natuke koonusesse. Esimesena läheb rajale Sunswift ja siis Minnesota ülikooli tiim ja 2 autot ongi korraga rajal. Eks me siis saame näha, kaua neil see asi aega võtab. Rooli läheb Ülo, kõrvale läheb Sander. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ei ole? Selge.
Ülo peab pingutama niimoodi, et ta pauku ei pane. Ja siis on hästi. Päev enne starti toimub siis tehnilise kontrolli dünaamiline osa, kus siis tuleb sõita kvalifikatsiooniring siin ringrajal. Kui need testid on läbitud, siis öeldakse, et jah, te võite selle autoga maanteele minna. Ma arvan, et meil on suht head eeldused, et seal korralikult läbi lüüa. Kahjuks või õnneks fakt on see, et siiamaani on kõik suht hästi läinud. Solar sain. Mis info on? Kerbese käsu peale, hakkame liikuma. Davai mees. Pane kott. Viimases korvis võtame kiirus üles, sest me oleme stardijoonad saama 2 kiirusega üle. Nüüd hakkab hirmus. Tarbib ainult 3. Kaks 39.4 sain mina. All good? Thank you. Nice job! Oleme roheliselt. Aga mis hääl see on? Seda ei ole maanud pilla. See on, ma arvan, see on mitte pidur või mingi asjad. Jah. Ülokas kõik on timm. Lõpuks sirgel panin tähele, et kiiruse tõusnud mootorite võimsus oli 3 kilovatti. Üks mootor kadus ära. Eelviimase taeme. Sõitsime ringrajal kvalifikatsioonisõidu. Kvalifikatsioon pani paika stardijärjekorra ja vastavalt sellele, kui kiiresti sõitsid, siis tehti pingerida ja meie olime siis pingereas 26. Lõikame kapoti lahti. Muret tekitab. See tekitab mulle praegu vähem muret kui laadimine. Ja. Suures pildis on see probleem selles, et meil raja peal on erinevad kohad, kus me saame laadida ja kui mitu cruiser-klassi autot tulevad sinna laadima, siis võib-olla peab piirama seda voolu, mida võib laadimisjaamast võtta ja meie auto peab seda automaatselt tegema. See laadija vennaga oled rääkinud ka või? See sama laadija vend ei osanud mitte midagi öelda meile. No probleem iseenesest on lihtne. Auto ei taha laadida. Põhjus on keeruline. Me ei tea, miks. Nii palju, kui ma olen meie insenere näinud tööd tegemas, siis ma tean, et kõikidele asjadele on lahendus, isegi kui tundub, et lahendust ei ole. Siuke tunne on, et ei ole päris kindel, kas me tuleme oma akuga välja. Võib-olla tuleb, võib-olla ei tule. Väga piiri peal oleme. Kõige pikem võistluse etapp on siis Tennant Creekist Cooper Peedisse, mis on siis 1200 kilomeetrit ning Tennant Creekis ja Cooper Peedis on võimalik meie võistlusklassi autodel end võrgust laadida ning sinna tuleb siis jõuda ette nähtud ajaks. Seniste arvutuste järgi on võimalus, et me jõuame ka selle kõige pikema stindi väga napilt küll, aga lõpuni sõita. No ma ütleks, et minu enesekindlus, et me selle läbime, on mingisugune 7 punkti 10. Oi kui ilus, oi kui ilus. Autot maha laadima, et panna ennast valmis võistluse stardiks. Kohati ma tunnen ennast väga enesekindlalt, et sellised põhilised suured funktsioonid on ikkagi töötanud alati autol
ja ma ei ole näinud midagi, mis läheks katki, mis katkestaks meil võistluse. Probleemina ma näen seda, et meil on see 1200 kilomeetrine etapp ja praegu on see hetk, kus ma unistan, et ma oleks võinud akupakid ja 4 kilovatt-tundi suurema, sest meil jääb ligikaudu 4 kilovatt-tundi hetkel Austraalia andmetega siis võib puudu jääda ja see on niisugune asi, mida ma muretsen, et äkki me ei sõida teist etappi ära, aga hetkel tundub, et strateegiaga on võib-olla see isegi lahendatav. Närv on sees ja liigset enesekindlust kindlasti ei ole. Ma ei tea, kui hästi tiim on valmis selleks, et me nüüd oleme nii palju aega ninapidi koos, meil ei ole võimalust teise tuppa kõndida, me lihtsalt oleme autos koos, mingid stressiolukorrad pidevalt. Äratus kogu tiimil oli ilusti kell 4 hommikul. Igaks juhuks läksime just nii vara, sest meil on kogemust sellega, et kui nüüd kohe on vaja hakata sõitma, siis midagi ei tööta, aga fantastilisel kombel ohverdasime kõik mitu head unetundi sellepärast, et auto töötas täiesti perfektselt ja laitmatult. Praegu tehakse kontrolle veel ja observer vaatab, et meil oleks kõik auto sõidu valmis. Teeme nüüd teie alustate. Esialgse plaani järgi pidi hoopis Kusti esimene rooli minema ja siis hommikul selgus, et hoopis mina lähen rooli, sest Kusti pole magada saanud. Mina samal ajal magasin, kui nemad seal garaažis veel sillast endi tegid. See viimane stint on kõige pikem nagu. See ongi sulle. Sa pead magama mingi hetk autos. Ma mõtlengi. Ma magan, kui ma mõtlen kogu aeg häradele. 70, nüüd 71. Sa magad niimoodi, et esimese stindi peab sundima Joosepki magama. Vahet ei ole, kui väga ta tahab jälgida, mis toimub ja siis järgmise siis magad sina. Kilomeetrid on all piisavalt ja tunnen ennast enesekindlalt, et kui see esimene etapp on niisugune kõige pingelisem, sest me sõidame läbi linna, aga õnneks juba 190 kilomeetri pärast on juhi vahetus kohustuslik. Me proovime täna sõita 535 kilomeetrit Alexander Foresti Rest Areasse, kuna tegemist on ka linnasõiduga, siis keskmine kiirus jääb täna ligikaudu 69 peale ja loodetavasti tarbime alla 20 kilovatt-tunni energiat. This car comes from Estonia, another country perhaps not known for its sunshine, but certainly known for its high-tech industries. Keda sa läksid? Lihtsalt mingisugust inimesed näitavad pöialt ja esitavad ja naeratavad. No nii, sidekontroll. Kohal kuulele. Päkk kuuleb. Suurepärane, rullime. Meie ees oli Hiina Cruiseri tiim nimega Sun Shuttle. Neil autoga oli vist midagi viga. Sun Shuttle sõidab väga aeglaselt. Kas lähme mööda? Päkk, lähme mööda. Need möödasõidud oli see, kus võttis südam veits puperdama, et kas ikka jõuad ja sest päikseauto ei kiirenda päris sama kiiresti kui tavaline auto, et sa pead ikkagi kõvasti ette valmistuma, ees oleva tiimiga suhtlema, kas tee on vaba, kas nemad lubavad seal mööda sõita ja siis vastavalt oma strateegiat ka vaatame, et kas sul on energiavaru, et seda lisaenergiat möödasõidu jaoks kulutada. Kui me koostasime oma strateegiakava, kui palju ja kui kiiresti millal sõita, siis üks asi jäi sisse arvestamata, et tegelikult väga palju teisi tiime on ka kogu aeg tee peal ees ja kõik ei sõida sinust alati kiiremini. Et tegelikult esimene pool päevast oli võrdlemisi stressirikas, sest meil oli konstantselt tiim ees, kes siis sõitsid 10–15 kilomeetrit alla meie soovitud tempo.
Me näeme keskmise kiirusi, tarbimise kiiruste järgi, me näeme palju päiksepaneelid toodavad, kui palju akust tarbime, mis on temperatuurid erinevates kohtades autos, kõik, mis on vaja, et auto jääks ellu. Võid jääda 76 peale kiirusega. Mina siis täna täitsin piloodi rolli, olin teises vahetuses, sõitsin kohustuslikust juhivahetusest kuni kontrollpeatuseni, mis oli umbes 120 kilomeetrit, nii et mitte väga pikk maa. Palun korda. Mis on maas? Ootustarve on 0. Ootustarve on kõrvale. Tõmbame tee äärde, tõmbame tee äärde, tõmbame tee äärde. Keset sõitu korraga auto lõpetas kiirendamise, siis esimene mõte oli kohe, et midagi on väga halvasti ja teavitasin sellest siis saateautot, kes soovitas mul tee pealt maha keerata, seal oli parasjagu hea koht, kuhu peatuda. Võtta käik välja. Seda ei kuule. Võtta käik välja, pane käik sisse tagasi. Vajuta gaasi kohe. Kuule, see võib-olla põrkas sinna. Kas ta võtta kässe maha? Võib-olla põrkas neutraali peale, sest praegu ta tegi ühe üksi. Jep, liigub. Okei, paneme uksed kinni, sõidame edasi. Tuli välja, et tegelikult lihtsalt oli käiguvaheti, oli vibratsiooniga liikunud neutraali ja siis sellepärast kadus autol võime sõita. Liiga palju liiklust, me näe seisma. Mis kolonn taga on? Iga paigal seistub minut. Tähendab suuremat kiirust, tähendab suuremat energiakulu. Nii, hakkame nüüd liikuma. Võtame praegu 73. Control Stop on praegu, seal on meie kaunis auto ja me oleme sõitnud 300+ kilomeetrit ja kõik on siiamaani all good. Mis seal peatuses praegu oli, miks me seisma jäime? Põhimõtteliselt lihtsalt käik vibras välja. Joosep tuli ütles mulle, võtta korra käik välja, ma keerasin, siis ta läks nagu ühe nõksu, siis ta oli juba reverse'is, keerasin tagasi, läks 2 nõksu. Tulevikus, kas sul oli see mõte juba peas ka? Jah. Siis nagu prooviks teha nii, et kui auto veel nagu sõidab, ei ole mingi refi lõhkemine või nina vastu maad, siis me üritame raadioteel lahendada. Jah, see oli väga mõttetu sellis paus ja jäime väga suur rongi taha kinni selle pärast. Aga enam ei ole midagi teha, võtame selle kaasa, et proovime esimese asjana, ärme seda stoppi nagu liiga lõdvalt tee, eks ole. Strateegia osas siin võistlusel on kontrollpeatused ja laadimispunktid, kuhu on ette antud sellised sihitud saabumisajad ja kõige hilisemad saabumisajad ning me tahame alati jõuda võimalikult täpselt selle sihitud saabumisajaks. Kui me jõuame sellest sihitud saabumisajast hiljem, siis me saame väikseid trahvipunkte, mis lõpuks hakkavad meie koguskoori mõjutama. Aga see üldine selline strateegia ongi siis leida see kõige optimaalsem kiirus, et me jõuaksime täpselt õigeteks aegadeks nendesse kontrollpunktidesse, aga samal ajal pidades meeles, et me üleüldse jõuaks finišisse. Nüüd ootame siin kontrollstopis, et meie pool tundi saaks täis. 25 minuti pärast saame siis minna juht ja kõrvalistuja auto juurde, et ennast sõiduvalmis settida. Ja nüüd tulebki lihtsalt oodata ja loota, et me saame kiiremini edasi sõita, sest praegu me sõitsime natuke liiga aeglase keskmise kiirusega, et jõuda sinna kohta, kuhu me tahtsime jõuda. Solar siin front, lehm vasakul tee ääres, jalutab rahulikult.
See oli härg muidugi. Lõppude lõpuks peale kontrollstoppi saime ilusti nii-öelda karjast ette ja õhtu lõpuni oli siis rahulik sõit. Ja näeme siin ja Solar valmistu paremale sisse pöörama. Kuisti hakka reegennima, Solar hakka reegennima. Kaks minutit jäi varu. Oota, meil on praegu missioon päikeseauto laadima. Päikse suunas. Tänane päev oli väga edukas. Me jõudsime õigeks ajaks õigesse kohta ja auto ei läinud katki. Kruiserite seast startisime 6. ja praegu oleme 3. positsioonil, nii et tõusime 3 kohta. Üldjoontes väga edukas päev. Me tahtsimegi jõuda siia kämpimisalale ööbima ja me jõudsime siia niimoodi, et 2 minutit jäi veel aega üle. Esimene peatus, juhi vahetus oli 192 kilomeetrit stardist. Järgmine kontrollpeatus oli kuskil 320 kilomeetrit ja nüüd õhtu lõpetasime 535 kilomeetrit tarbimist siis siin telkimisalal. Energia tarbimine oli siis ka isegi natuke alla oodatu, et see tähendab, et homme saab natukene kiiremini sõita, parema tempoga ja parema aja saada. Ma arvan, et see päike nagu ta läheb natuke niimoodi diagonaalist tuleb üles mulle tunne. Kui start hakkab kell 8, siis meie ärkame juba kõvasti varem. Ärkame enne päiksetõusu ja seame auto valmis niimoodi, et auto tagumik vaatab päiksetõusu suunas ja siis tõstame kapoti nii üles, kui ta läheb, et me saaksime võimalikult palju päiksest veel enne sõidu alustamist energiat. Ma ütleks, et paneks siis, kui päike juba puude lapvad. Muidugi kohe, kui päike tõuseb, siis me päris ei saa laadima panna, sest et algulises me saame liiga vähe energiat sealt, et me tarbime enda autoga rohkem, kui me sealt saame. Aga kui süke 40+ vatti juba päikesest saab, et siis on mõistlik auto sisse lülitada ja laadima hakata. Selle võistluse jaoks me peame logima, kui palju energiat me oleme saanud meie päiksepaneelidest ja hetkel see väärtus, mis siis meie tagumine auto saab, on kahtlaselt suur väärtus ja üritame aru saada, milles see probleem on, sest iseenesest see, mis ta autos sees loeb, on täiesti okei väärtus. Et see võib olla midagi läheb valesti siis, kui me seda välja saadame või siis, kui nad seda vastu võtavad. See ei ole ju hea. Ja siis meie need aku tarbimise logid on ka siis valed, et meil polnud terve aeg 12 minti tarbimist arvestatud. Nojah, siis nii on. Siin ja ette, palun, pange ennast valmis. Võite autosse istuda. Autosse riimad kinni. Eile me jõudsime siia natuke enne 5 ja see tähendab, et täna hommikul me saame siit platsilt esimesena startida. Meil on siin ka üks teine tiim, Ascend, kes on ülitoredad, aga nad jõudsid umbes 5 minutit pärast kella 5. Ehk siis nemad saavad startida kell 8.05 ja meie lootus on see, et me jõuame neist kohe ette, nad ei jõua meile järgi, nad ei tee meist mööda sõita ja jõuame esimesena control pointi. Teine päev hakkab pihta, kõik oleme väga elevil ja vaatame, mis tänane päev toob. Tee on vaba, lähme kohe peale. Back, võta kiirus 73.
no kõige suurem erinevus Eesti vahel on esiteks see, et me sõidame valel pool teed muidugi, ehk siis siin on vasakukäeline liiklus. Ja teine on see, et siin on sellised suured veoautorongid, millel on siis väga suured haagised ja üsna hirmuäratav on, kui selline sinust sõidab 100 kilomeetrit tunnis vastassuunas mööda. Esimene kontrollpeatus oli umbes 100 kilomeetrit peale meie laagripaika. Solar siin front Sten on Eesti lipuga ja juhendab sind sisse, kuidas said. Support-autod, minge siis Shell tankluse, Mikk võtab teid vastu. Front side. Thank you. Team number? Team number 66. Yeah, thank you. Kui päkk kuskil ära pargib, siis minge pange oma asjad kiidu täpselt sinna veepudelid. Hästi. Me tahame tavaliselt teha niimoodi, et me vahetame juhte kontrollpeatustes, sest et me peame seal niikuinii pool tundi ootama. Seega see on nii-öelda hea aeg, kus seda juhivahetus teha. Kontroll stoppi aega. Jah, panen endale käima. Pane endale 27 minuti peale see stopper ja tegime esimese jupi 100 kilomeetrit nõnda, et autos oli 2 inimest ning pärast seda sõitis juba edasi ainult 1 inimene selle jaoks, et energiat võimalikult palju kokku hoida. Ees on Eclipse, nad sõidavad 66-ga hetkel. Kuulde. Võtsime mööda sõidu võimalust. Me lähme praegu ainult frondiga mööda ja anname peale kurvi teada, kus on puhas. Me jätsime tagataskusse endale ühe variandi, et me päeva jooksul ühe 5-minutilise juhivahetuse teeme veel, sellepärast, et natukene liiga karm oleks olnud öelda Arminile, et ta peab sõitma nüüd 7 tundi järjest. Ja siis juhtus täpselt niimoodi, et peale seda kontrollpeatust umbes 3-4 tunni pärast oli tee peal tee-ehitus, kus liiklus oli fooriga peatatud ja seal fooris käis üks seier, mis luges minuteid. Ja siis, kui me sinna saabusime, siis umbes lõigi täpselt 5 minutit sinna ette, et 5 minuti pärast läheb tuli roheliseks. Teeme juhivahetuse. Ballast pagassis, ballast. Ülo, autosse kiire. Kas sa vett said? Ei, jah, vesi. Hüppasime sealt autost välja, tegime juhivahetuse, Ülo läks rooli ja täpselt kui tuli roheliseks läks, sõitsime edasi. Ja liigume. See ei ole nagu kõige legaalsem asi, mida tegelikult siin võistlusel teha, sest me keset justkui sõiduteed hüppame välja ja inimesed liiguvad tee peal, aga tundub, et hetkel vist mingit karistuspunkte ei saanud selle eest. Frontin Scout, kas sa näed mind lehvitamas? Jaa, õige, näen. Minu juures keerake vasakule ja siis sõike lõpuni, ma jooksen ette ära. Täna hommikul startisime laagripaigast, mis oli Tarvinist 525 kilomeetrit kaugusel ja päeva lõpuks oli vaja jõuda Tennant Creeki. Ehk siis meil oli vaja sõita 452 kilomeetrit tänase päevaga. Kui me sõidame, siis me kogu aeg päiksepaneelidega toodame endale energiat juurde. See energiatootlikkus jääb siis olenevalt pilvisusest ja suitsust siin õhus jääb kusagile 600 ja 800 vatti vahele. See siis võimaldab meil umbes 50 kilomeetri tunni kiirusega sõita energianeutraalselt.
kuna me peame sõitma märgatavalt kiiremini, et jõuda üldse kontrollpunktidesse, siis me peame optimeerima seda kiirust, millega me sõidame ja seda vahemaad, mis meil veel järgi on. 10 kilovatt-tundi jääb puudu. Siia 3 on vaja, et viimaseks ajaks kohale jõuda. 3 kilovatti. Jah, eks kella 5 kohale jõuda, mis on pool tundi hilinemist, mis on maks lubatud. Jah, siit tuleb. Paar kilovatti just kui puudu. Nagu kõik juba teavad, siis hetkel seis ei ole kõige roosilisem, kuna meie arvestuse järgi meil jääb mingi 150 kilomeetrit või 10 kilovatt-tundi puudu, et me jõuaksime järgmisesse laadimispunkti. Hetkel põhimõtteliselt on olukord selline, et me lihtsalt laeme nii palju kui võimalik, nii päikesest kui võrgust, sõidame ühe inimesega ja pehmelt öeldes loodame parimat. Võib juhtuda olukord, kus kui kõik läheb väga hästi, me jõuame Cooper Pedisse ja siis võib juhtuda olukord peale seda ja me tõmbame oma aku nii tühjaks, et tegelikult me ei jõua laadida selle jaoks, et jõuda lõppu. Need on kõik sellised reaalsed variandid, mida ma lihtsalt avatult teile räägin, et mõistaksite, mis meid hetkel ees ootab, mis meil vastas on. Ja selles suhtes anname endast ikkagi maksimumi ja sõidame selle autoga nii kaugele, kui me suudame. Ütleme, et aku saab tühjaks. Kas me siis ütlemegi, et võistlus sai meie jaoks põhimõtteliselt läbi, lükkame keneka käima, laeme omal auto aku täis ja paneme edasi või? Ei oska öelda veel. Jah. Täna õhtul võime me päikseauto aku võrgust laadida, aga selle jaoks on meil aega 3,5 kuni 4 tundi ja me ei ole hetkel kindlad, kas me selle aja jooksul üldsegi saame kogu auto aku triiki täis. Kui ei saa, siis hetkel arvutused näitavad, et me ei suuda järgmist seda 1200 kilomeetrist lõiku ära sõita ja sellepärast järgmiste 2 päeva taktika ongi selline, et me sõidame ainult ühe inimesega, et auto oleks võimalikult kerge. Me sõidame pigem siis aeglasemalt kuskil seal 70 kilomeetrit tunnis, et selline on see plaan ja lihtsalt hoiame pöidad pihus ja loodame, et me jõuame lõpuni. Täna ma sõidan 220 kilomeetrit, mis on siis umbes 3 tundi, natuke peale võib-olla. 2 liitrit inimese kohta on see norm, rohkem ei taha võtta, sest vesi teadupärast kaalub üsna palju. Kristjan hüpp sisse. Palju aega on? 5. Me saime alles hommikul teada, kui palju me laadinud olime. Ma veel istusin autosse, mõtlesin, et ma ei vaata nagu seda näitu, et ma ei taha teada. Eile laadides akut päris täis ei saanud. Saime sinna kusagile 90 kuni 95% vahemikku oma aku, mis ei ole küll kõige parem, aga eks me siis peame oma strateegiat selle võrra muutma ja eks ta keeruline on ikka, aga nüüd ta on natukene keerulisem lihtsalt. Nüüd algab meie seni kõige raskem võistluspäev. Frontgas sees on jälle keegi plokki ja
Ja meil on hetkel ees Sunswifti meedia ja seal vahel on veel autosid. Me saame, ma arvan, sellest mööda sõita, seal peaks olema ruumi. Backsign, Solar, kui front alustab mööda sõitu, võtta kiirust 75. Nüüd nad tõstavad kiirust või? Sellega läheb gramm aega, ma annan teada, kui seda on mööda. Ja. Tee on puhas, jõuame ilus hästi. Tõmbame tagasi. Solareid reast ümber. Nad arvad, et see treila peab mingi hetk eest mööda minema. Jaa, sa sõidad 2,5 millise autoga. Sa oled nii või naa konkurentsist mitu korda ees ja sa hakkab blokkima ülejäänud tiime veel. Nad sõidavad täna üksi ka ju. Jah, ei nagu reaalselt täiesti fucking haige. Oi, saab närvi praegu. Kuna meil tuleb sekundite mäng Ascendiga, siis palun vaadake, et aeg saaks kirja. Mine! Ja, mine välja kiiruga! Ja jookse, palun! Saime. Oi, sorry. Stopperi ka. Praegu auto tuli kontrollstoppi, saime ta päikse kätte ilusti nurga all, enam-vähem pole hullu. Ja nüüd meil on umbes 25 minutit veel ja siis me hakkame uuesti sõitma. Väga mõnus oli sõita. Palju lihtsam kui väikest last sundasendis käes hoida mitu tundi, kui ta magab. Nii et respekt kõikidele Eesti emadele. Apollol reppurunes. Nad on tee ääres kuskil või? Nad vist said sõitma tagasi, aga nad nagu peatusid ja Minnesota oli ka tee ääres, ma ei tea, kas seda nägid. Nägime ja ütlesime ka ära. Ma saaksin 3 joogaharjutust, et energiseida sind ülesse. Hopsti, teeme paar küppi. Hopsti. 3 küppi. Hopsti. Väiksed venitused. Ja. Küljed küljele. Ja. Solaride back, kui maanteele jõuame, siis sihtkiirus on 73. Või vähemalt kilomeetri. Sihtkiirus 73. Solar siin front, vasakul pool teed seisab politseiauto ning vastu tuleb rong. Siin piirkonnas ja eriti seal kõrbes on väga palju maastikupõlenguid ja neid tegelikult ei kustutatagi ära, vaid see on tegelikult selline normaalne nähtus siin kohas. Kui tee ääred on väga taimedega kaetud, siis võib ka juhtuda see, et suured leegid tulevad sulle tee peale. Kui kõrgel laseme? Kõrgemale. Ja aitab. Nii, kuhu poole? Sinna. 66. Nice. Tuleks vahepeal läks tee nagu mäest üles rohkem või? Nagu enamus teed oli üles. Jaa, sest ma vaatasin, power ka oli suht palju. Suht kehvasti on, jah. Jah, nagu esimene ots teed oli siuke täitsa decent, aga siis hiljem hakkas miskipärast nagu terve see tee oli üles. Ja seal tuli see highest point ka ja siis hakkas nagu jälle vaikselt alla minema. Päikest oli ka vähe, seepärast, et see suits. Väga kehva oli päikse sõit. See keeras lappe.
suht masendav. Aga no ega see päike ei oleks nagu kõik ära ka päästud. Aga no iga natukene praegu nagu loeb. Aga ma arvan, läks nii hästi, kui sai minna. Jah. Kõik okei oli. Tegelikult oleks hea, kui me jõudsime siia. Siin on nagu rakkeeri. Seal on palju ruumi peatuda. Seal ei tohi lihtsalt kämpida, aga... See stretch tähendab lihtsalt päris palju tempo tõstmist. No tunni aega 30 kiltsa rohkem, see tähendab, me peame mingi 77-ga sõitma. Ehk siis, siin 1531 on mingi truck parking bay ka. Solar, sidekontroll. Jah, väga hea. Noi, palun see kinni. No nii, Joosep, meil hakkab nüüd kalkulatsiooni sesh. Väravast välja ja vasakule. Kuhu me välja jõuame? Kas see Mount Polhilli või ei ole võimalik või? 1551. Me vaatasime seda, aga me ei või seal peatuda. Anda või? Ja siin on kirjas Free Camp. Kus ütleb Free Camp? Ma ei tea, Google'is esimene pilt. See oli siis 3. võistluspäeva õhtu, kui oli selge, et järgmist päeva me ei suuda lõpetada. See auto ei olnud kunagi mõeldud sõitma 80-ga pikaajaliselt ja seda me lihtsalt pidime tegema. Ja kui me üritasime strateegias siis natukene tagasi timmida, siis lihtsalt see tempo ei olnud enam tagasi tehtav. Ja ma arvan, et seal juba teise päeva lõpus kõik said juba meie ilmetest aru, et olukord ei ole enam lilleline. Ma nägin Armini nägu ja seda, kes istus seal nagu mingi masenduses, siis ma olin nagu selge. Tellu rohkem edasi ei lähe. Siis oli nagu lõplikult selge. Homne päev läheb väga huvitavaks. Üldiselt väga edukas päev ja auto on siiski suurepäraselt vastu pidanud. Aga hetkel siis akus on 14,9 kilovatt-tundi, millega kahjuks järgmist 600 kilomeetrit ära ei sõida. Mis tähendab seda, et homme on meie plaan selline, et me hommikul läheme sinna samma kohta, kus me peatusime ning me sõidame järgmise kontrollstopini, mis on siis Erltundas ja sinna proovime ikkagi sõita täiesti oma energia abil. Kui me seal ütleme, et me kahjuks edasi ei saa enam sõita, siis pannakse see kirja, me laeme auto treilerisse ja me sõidame Erltundast Cooper-Pedisse ja järgmised võistluspäevad võistleme täpselt nii, nagu seda ei olekski olnud. Et me koguksime võimalikult palju infot üldsegi võistluse kohta, aru saada, kuidas see auto seal hakkama saab
ja tegelikult ikkagi seda, et me üle finišijoone sõidame omal jõul. Jah, ummikusse sattumine, kehvad ilmastikuolud, pilvisuse ja suitsususe poolest, väga palju tõusu, mingisugused valearvestused tegelikult juba hooaja algusest saati, kõik need mõjutavad seda, aga mis minu meelest, mille üle olla nagu kõige uhkem ja mis on tähtsam, on see, et me ei ole ükski päev tegelikult tee ääres nagu midagi putitama pidanud. Oleme ehitanud tegelikult väga töökindla masina ja selle eesmärgi me panime ju hooaja alguses kohe paika ja oleme suutnud seda järgida. Me oleme tõestanud, et me olemegi seda teinud. Olgugi, et lõpuni me seda asja ei sõida, siis siiski seda selliseks kaotuseks kiiresti lugeda ei saa. Mis ma tahtsingi meeskonnale edasi anda, oli see, et keegi kuidagi ei liiga tujust ära ei läheks selle pärast või ei kaotaks seda mingisugust sihti eest. Et siin võistlusel läbi ajaloo kõikidest nendest kruiisiklassi tiimidest umbes 30% üldsegi lõpetab. Ehk siis 70% ei jõua lõpuni. Ja olgugi, et ma oleks väga tahtnud, et meie oleme selle 30% seas, siis seekord läks niimoodi, et oleme seal 70 seas. Ja et see ei ole küll midagi, mille üle rõõmustada, aga nii lihtsalt on. Ja ma proovisin seda meeskonnale edasi öelda ja kõik said sellest tegelikult hästi aru. Loomulikult olid seal näost ära inimesed, aga tegelikult kõik mõistsid, et meil siiski on väga hästi läinud senimaani ja väike selline takistus on tee peal, aga proovime edasi ikkagi võidelda. Nüüd sõidame edasi puht masohistlikust vihast iseendi vastu. Oleks hullem, kui me ei sõidaks, siis me oleks kõik mingi ülidepressed, kõigil oleks paha töö, me kõik pihkaksime üksteist ja oleksime mingi treileritud autoga, see oleks nii masendav. Kelmes pakkus välja plaani, et kuigi me teame, et me ei lõpeta seda võistlust niimoodi, et siis me teeme osaliselt selle treileriga ja siis jätkame sama mõtteviisiga, et me oleme ikkagi võistlusel, me ikkagi sõidame seda läbi, mis on minu arust nagu ülihea mõte. Ma ei kujuta ette, mis need emotsioonid oleks olnud, kui ma oleks edasi treilerdanud lihtsalt ja lihtsalt sõitnud. Et tegelikult me kõik jätkasime lihtsalt nii, nagu mitte midagi poleks olnud. No ei ole väga ilus see lugu, aga proovime ikkagi omal jõul nüüd kohale jõuda. Nii vähe on jäänud, ma arvan, et me saame hakkama. Jäänud on 6 kilomeetrit. Kui peaks jääma seisma, siis tõmbame tee äärde ja ootame natuke päiksega, et pinged stabiliseeruksid ja tuleks natuke akusse tagasi. Aga loodame, et seda ei pea tegema. Solaris back akut on põhimõtteliselt 0. Mis siin see energiatarve tuli, see vist kogu aeg jälle üles. Mingi 4 kilovaid. Ja sest muidu nagu... Väga hull oli. Ma arvan, et ma ei saaks enam kilti rohkem sõita. Terve see viimast 10 kilti me see kõik autos higistasime. Selles mõttes, et me jõudsime siia täpselt 0% akuga. Aga jõudsime. Me jõudsime. Kui me Tuldasse jõudsime, siis seal oli Ascend juba ees ja kuna meil on alati nendega olnud selline väga vahetu ja aus suhtlus,
siis me kohe ka jagasime mõlemad, et arvatavasti see on, või noh, arvatavasti, et tegelikult see on meie mõlema viimane kontrollpunkt. Nemad ütlesid, et nad veel proovivad edasi sõita nii kaua, kuni soojab. Ma ütlesin, et me treilerdame. Miks sa tegid mu töö nii heaks, kui ma siia tulin? Sest nad olid nagu, me rääkisime eesmaks toimunemiga, meil on täpselt sama, nagu me saame koos valmida. Peale Elutunnet me sõitsime siis väikseauto treileri peal Cooper Beatisse, mis oli siis järgmine kontrollpunkt. Sõites siis nägime järjest, et ka Minnesota tiim oli oma auto treilerisse pannud. Sun Swift oli treilerisse pannud, Ascend, kõik tegelikult meeskonnad olid juba autod pannud treileri peale ära. Ja siis me saime aru, et tegelikult me ei olnud ainsad, kes seda distantsi ei suutnud läbida. Natuke nõme öelda niimoodi, aga mul oli nii hea meel, et kõik katkestasid ikkagi, sest alguses oli küll tunne, et kurat lihtsalt tiimina või kuidagi strateegiana panime nii haledalt pangi, et kõik läks nässu. Aga tore näha, et tegelikult kõik võib võrdsetel tingimustel oli lihtsalt liiga keeruline. Kuna Sun Swift on algusest peale olnud kõige suurem konkurent ja me teadsime, et nad on mõnes mõttes täiesti teisest liigast. Nad on ka väga enesekinnad olnud selle osas, et see võistlus ei ole nendeks mitte midagi. Siis tegelikult oli nagu natuke rahustav näha, et teistel ei ole ka hästi. See tähendas, et me ei olnud teinud disainis mingit suurt viga, et see natukene valideeris seda, et me tegelikult ikkagi teame, mis me teeme. Selles suhtes, et ega me ei tulnud siia niisama, nagu, et jätan poole pealt katki, et meil on ikkagi ju 1000 kilomeetrit veel minna. Autot saab niimoodi ka testida, et võistlus on põhimõtteliselt ametlikult juba lõppenud, aga korraldajad ütles, et aga sõitke kõik edasi, mis sest, et tähtsite pooleli. See oli väga huvitav, et mis saab edasi, kuidas meid hinnatakse ja mis üldse korraldajad hakkavad ette võtma. From the top of the chute, the Estonian team, first time competing in the World Solar Challenge here from Darwin to Adelaide. Ja üle finišijoone veereda oli ülihea tunne, aga üks asi oligi see veeremine, mis lihtsalt oligi siuke aeglane veeremine, aga hiljem see nagu pildistamine, kui sa näed mingi inimeste mingi peresid ja sõpru seal finišijoone taga, Eesti lippe ja ilus. Väga mõnus pingelang oli. Olime selle võistluse läbinud ja väga palju andmeid saanud ja juba olid väga palju ideid järgmise aasta auto kohta. Every journey of 3,000 kilometers comes with its own set of conditions and its own set of dramas on the road. Tegelikult ei jõudnud mitte keegi finišisse ja see oligi siuke üldine halbade olude kokkusattuvus. See tähendab, et võistluse tulemusi hinnatakse nüüd Tennant Creeki tulemuste järgi. Ehk siis kellel oli Tennant Creekis kõige rohkem punkte, selle järgi siis selgubki see võitja. None of this was ever meant to be easy and this is the first time that's happened. Nevertheless, there were good times from the first 1,000 kilometers. So the fact that they didn't meet the time targets in that middle stage didn't negate the whole competition at all.
Our next award is the Prohelian Scrutineers' Choice Award. The scrutineers are volunteers and often worked well over 12-hour days to go above and beyond to help teams who were perhaps less well-resourced than others to get through a very difficult job. And the scrutineer's choice has been determined as the team who made their life easier, not more difficult. And the winner of the Prohelian Scrutineers' Choice Award is a new entry to the World Solar Challenge, Solaride from Estonia. The Estonian car turned heads in the scrutineering hall. Nobody had seen that car before. It was the first time it had been out in public in Australia, and everybody who saw it, I know, was very impressed. 2023 was the 5th iteration of the cruiser class. The determinants of success in this class are a combination of speed, endurance, the work done in terms of passenger carrying, the energy inputs. Tegelikult me ei teadnud ju päris lõpuni, mis koha me saame, kõigil meil olid oma arvamused. Ma ise jällegi üritasin nagu olla mingi, et ja, äkki saame 4. koha, sest kui ma ütlen välja, et me saame 3. koha ja me tegelikult ei saa seda, siis on kõigil palju halvem tuju kui nagu vastupidises olukorras. Third place goes to Solaride from Estonia. Kui see välja kuulutati, mul ei jõudnud isegi kohale. Ma istusin lihtsalt edasi, kuni Siim oli, et lähme lava peale. Ma arvan, et iga tiimiliige, iga meiega seotud inimene, aga ma loodan, et inimesed laiemalt Eestis tunnevad tõelist uhkust, sest see, millisel tasemel me oleme suutnud oma esimese Austraalia võistluse ära sõita, kui ühtehoidev on olnud see meeskond, kui hästi meie auto vastu pidas, me ei julgenud sellest unistada, muidugi lootsime, aga tõesti, et see tase meie puhul nii kõrge ikkagi ka maailma tippudega võrreldes oli, siis see on täielik rõõm, vägev. Kindlasti on inimesi, kes vaatavad meile otsa nagu mis asja, mingi raha raiskama, mida nad teevad. Autod ikka kunagi sõitma päikeseenergia pealt, aga need inimesed, kes näevad nagu veidik sügavamale see protsessi, saavad aru, et see on midagi, mis panustab inimestesse tulevikus, kes hakkavad muutma midagi selle asemel, et arvata, et me ise üritamegi siin praegu midagi muuta. Minu enda jaoks on kõige südamelähedasem see, et naised saada inseneeriasse ja mul on tunne, et Solaride on üsna selline hea, lihtne koht, kust alustada. Et see on palju vähem hirmus, kui minna mingisse tehasesse tööle, kui sa näiteks ülikooli kõrvalt tahab midagi teha. Ehk siis ma ise näen seda, et tulevikus võib-olla ei ole siin ainult üks naisinsener või me tiimis on neid 10 või on näiteks pooleks. Et tuletavasti me toome neid naisi ka inseneerile lähemale. Me tahame populariseerida inseneeriat, me tahame tuua rohkem inimesi tehnoloogiasektoris, tõsta selle mainet, kasvatada tuleviku talente Eestis ja edasi. Ma arvan, et peamine põhjus on tegelikult see, et Eesti noortel, et Eesti noored teeksid midagi vinget. Ja tegelikult selle jaoks on lahe, et Eestis on niisugune projekt nagu Solaride. Ma loodan, et Solaride'ist kasvab reaalselt välja, nendest inimestest siit kasvab välja mingisugused tuleviku ettevõtjad, tähed, talendid, staarid, et mitte see asi ei kustu, vaid ta plahvatab veel. Solaride'il tuleb uus auto, tuleb uus meeskond ja loodame siis 2025 olla uuesti siin samas finišis ja see võistlus ära võita.